Selline tüüpiline alustava investori investeeringu otsustamise tsükkel võiks siis välja näha selline. Näevad mingisugust aktsiat või mingit ostuvõimalust ja esimene mõte on see, et ei, see ei ole ikkagi liiga atraktiivne. Nad näevad seda, kuidas selle hind vaikselt kerkib ja mõtlevad, et tegelikult võib-olla võiks mingil hetkel osta küll. Aktsiahind jätkab jätkuvalt kasvu ja siis mõtlevad, okei, nüüd ma ostan. Sellel hetkel, kui sa oled just sinna turule sisenenud, professionaalid just hakkavad välja minema ja amatöörid just on turule tulnud, siis hakkab see aktsia langema. Ja mõtled seda, et okei, et ma veel ei müü, et senikaua kuni nulli ei lähe, siis ma veel sellest tehingust ei välja. Ja ühel hetkel saad aru seda, et sa tegelikult oled oma investeeringu kaotanud. Kui me jälgime teiste inimeste soovitusi ja kuumi vihjeid või ostame selliseid aktsiaid, mis on populaarsed juba mõnda aega olnud, siis me võime just tabada sedasama ostu, sellesama tsükli tipus ja just sellel hetkel, kui siis turg hakkab langema, oleme meie seal turule sisenenud ja arvame seda, et investeerimine on riskantne. Reaalsus on see, et mitte investeerimine on riskantne, vaid investor on alati see, kes on riskantne. Ja see investor, kes ei tea, mis ta teeb. Ja mis aitab selle vastu on see, et teadlikult ikkagi saada rahatarkuse baasteadmised kätte, ümbristada ennast inimestega, kes ka investeerivad ja kellega vahetada mõtteid ja kogemusi ja ikkagi väga teadlikult ja targalt turule siseneda, mitte teha seda sellise nagu buumi või sellise üldise populaarsuse najal. Ma arvan, kui sa sellest lähtud, siis sa hoiad kokku nii mõnegi euro oma halbadelt investeeringutelt.